videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin ja oleme ka seal ja seda kõike tänu toetajatele, olge te tuhandest tänatud. Kui teid ei oleks, ei ilmuks teie ekraanile ja minu jõlli ulatusse, ei keegi muu kui Maik Kalamus, kes istub kuskil Ameerikas. Ma ei ole täpselt uurinudki, kus ta seal on, aga ega sel polegi tähtsus. Ta on laias laastus Ameerika Ühendriikides ja eks sellest teadmisest ole juba küllaldaselt, eks ole. No tehnika on üles seatud, hoiame seda pöialt ja teist pöialt, et ei sünniks suur seesamune, mis aeg-ajalt sünnib. Ja muidugi, millest tahaksin veel eraldi siin sissejuhatuses natukene krõbiseda, kägiseda, see on internet on ületamas minu taluvuse piire, sest seal on 80% on vale. Juba valetatakse niipidi, naapidi, kõik on kallutatud. Kui näiteks tuleb uudis, et BBC juhtkond vallandub või vallandatakse mingisuguse kamarajura tegemise pärast, et monteerisid Trumpi sõnavõtu kokku nii, et ma hoian igaks juhuks sellest eemale, aitab sellest, et ma tean, et Trump on ikka veel võimul, kuigi meie uudised näitavad ka meeletuid meeleavaldusi, kus protestitakse selle, teise, kolmanda, neljanda vastu ja muidugi paralleelselt ilmub sellega ka teiste kohtade meeleavaldusi, kus protestitakse natuke teise nurga all. Fotod võivad olla need samad, videod võivad olla ka möödunud aastast, kusjuures mõlemal juhul, mis teeb veelgi raskemaks määratlemise, kus nüüd on ausam jutt ja kus on ehe see, mida emad õpetasid tõenäoliselt meid mitte kasutama, aga ühel hetkel hakkas see paljudele meist külge. Nii et hakkaks pihta sellest, kogu selle valede temaatikaga umbes, kus ma teise teema peale, veidi teise teema peale libisesin. Maik, ole sa tervitatud, kes sa seal oled ja muidugi sa võid öelda aitäh ka meie toetajatele, aga mis toimub Ameerikas? Mis siis on õige, kui ma vaatan mõningaid meeleavaldusi? Siis ütleb mu sisetunne, et siin on pool tolli puudu, et Trumpiga tehakse nagu tehti 2 Kennedy ja 1 Kingiga. No räägi palun. Ja tervitused siit Ameerikamaalt Washington DC-s, siis elan mina ja see on siis põhimõtteliselt teisel pool maakera. Tänu internetile me saame ikkagi omavahel vestelda. Ja loodetavasti kvaliteet on ka enam-vähem okei. Esimese asjana muidugi see toetajate asi, et ma usun, et te saate aru, et siin Nõmme raadios mitte keegi ei teeni mitte mingisugust raha. See raha läheb põhimõtteliselt ainult tehnika ja üüri maksmisele. Et nii nagu siin rahvuslikus teatajas oli üks seltsimees, ma ei mäleta ka, mis ta eesnimi oli, aga minu meelest oli mingi kas Viil. Ja ma arvan, et see oli pseudonüüm sellepärast, et kui päris aus olla, siis ma otsisin internetis, ma ei leidnud ühtegi
selle nimelist, kas oli Velloviil või midagi taolist. No igastahes, kui vaadata seda kirjastiili, siis mulle jäi väga meelde see niisugune tubli Soome eestlane nagu René Riesenberg, et tema tegi umbes sarnaseid artikleid minu kohta, nii et ma usun, et see kirjastiil on sama. Kas on tema? Me ei tea, aga väidetavalt räägitakse, et seal taga on siis tumedad jõud. Et tuletan meelde, et eelmine nädal just Monika Helme postitas teavituse, et temal on kindlad tõendid, et Telegram Eestis, niisugune online alternatiivne siis portaal, et tema teab, et see on Luige meedia poolt ära ostetud miljonite eest ja Hando ja teised seal püherdavad rahas ja räägivad seda juttu täpselt, mida siis tahetakse. Ja tuletab meelde veel mõni päev tagasi ju veel Oleg Besedin võeti kinni siiamaani teadmata, mille eest. Ma olen temaga isiklikult suhenud ja tean, et ta ei ole mitte rumal inimene ja ta mäletan, kuidas ta palus, et ma räägiks temaga ikkagi eesti keeles, et tema tahab eesti keelt kõvasti harjutada. See oli juba paar aastat tagasi ja tõmmata seoseid tema ja Vene luure vahele umbes sama, nagu tõmmata siis paralleele minu ja siis Vene luure vahel, nagu siin paar aastat tagasi kõvasti Delfi ja kõiksugu muud propagandaasutused üritasid pähe määrida. Tuletan meelde, et isegi Kapo saatis märgukirja siis Poola valitsusele, et mitte suhelda Mait Kalamusega, et tema on kindlasti Venemaa agent ja kui ma küsisin siis tõendeid selle kohta öelda, et nii ja naa me ei saa midagi anda välja, sest kõik on salastatud. Aga see sellest. Räägin muidugi inimestele seda, et kindlasti toetage Nõmme raadiot, et ainult teie toetuste peal see elab. Meil ei ole plaan, Margusel ei ole plaan siia hakata reklaami müüma, muidu need reklaamivennad ütlevad täpselt, mida te tohite rääkida, mida ei tohi rääkida. Nii et kui kellelgi on nii 5-10 eurot, kas 1 euro kanda ja aidata seda asja edasi, sest see saadete tegemine ei ole mitte odav lõbu ja niisugust alternatiivset meediat ja sellist podcasti on väga vähe. Et riigi käest loomulikult keegi siit ei saa raha. Selleks peaks homojuttu või mingisugust pagulaste toetamise juttu rääkima. Aga kui seda juttu ei räägi, siis tuleb saada ise hakkama. Muidugi Margus rääkis AI-st ja internetist ja kogu sellest asjast. Et mina olen postitanud oma arvamusi Facebooki ja on tulnud vastuseid, et kuule, ma vaatasin, küsisin AI käest üle ja sinu jutt on möga. Ma ei kujuta ette, mis allikate see AI võtab seda asja ja kas tal on loogilist mõtlemist või siis isiklikku kontakti või teadmisi või ta võtab lihtsalt seda, mis siis Washington Post või CNN või muud kohad räägivad. Nii et tulevikus tuleb aina niisuguseks minna rohkem nagu mõtlemise peale, et see info, mis sulle antakse, kas see on õige. On selge see, et see näiteks Wikipedia on täiesti läinud nagu liberaalide kontrolli alla ja loodetavasti Elon Musk lubas teha uue Wikipedia, mis on ka siis nagu natuke targem. Ja siit edasi. Nüüd Margus küsis, mis toimub Ameerikas, et miljonid inimesed tänavatel. Kuna ma elan koha peal, siis ma näen reaalselt, mis toimub. Vaatan aknast välja ja ma tean. Mitte ei vaata ERR-i uudisid. Ja mis siin oli? Siin oli see No Kings, siis suured meeleavaldused meie siis linnas, kus on umbes 100 000 inimest. Ma lugesin kokku 10 inimest, kes oli läinud sinna välja. Põhiliselt olid nad niisugused lillade juustega umbes 7-80 aastased mutikesed. Ja kui siin uurisin, et mis nad seal teevad, siis tuli välja, et meie kohalikus niisuguses online ajalehes, kuulutuste lehes nagu Eestis Kuldne Börs või mis nüüd tänapäeval on, oli kuulutus, et kes läheb sinna, saab $50 tunnis. Ja lihtsalt paned oma nime kirja, lähed sinna, siis antakse sulle vautser ja saad selle raha kätte ilusasti. Et siis ongi niimoodi, et näiteks kell 10 hakkab pihta see No Kingsi või nende liberaalide üritus, pikett
siis kell 1 nad saavad oma need vautšerid kätte ja selleks hetkeks on täiesti tühi, siis pole ühtegi inimest järgi. Nii et noh, ja samamoodi on ju DC's igal pool mujal, täpselt need samad kuulutused ja nendest on tehtud kuvatõmmised ja asju ja noh, see on nagu avalik saladus. Need on makstud. Niimoodi. Kui võtsin välja siis, et kes on siis sponsorid. Nii. Ja minule imestuseks, kuigi Donald Trump on nagu palju juudi riigi heaks teinud ja need samad No Kingsi, need meeleavaldajad liputavad siis Palestiina lippe, siis pooled nendest rahastajatest on juudi organisatsioonid, kellel on huvi võib otsida, see on avalik info, kes sinna raha andis Ford raha, andis Warren Buffett raha ja siis umbes 5 niisugust tõsisemat juudi organisatsiooni. Noh, mille pärast nad seda teevad, on mulle aru saamata. Ja nüüd oli just New York City's oli siis linnapea valimised ja võitis moslem. Ja kes esimesena neid õnnitlesid? Jällegi juudi organisatsioonid. Ja kui vaadata seal, kes olid nende rahastajad, jällegi juudi organisatsioonid. Mis loogika järgi siis need juudi organisatsioonid rahastavad siis nagu niisugust moslemi ettevõtmist. Et praegusel hetkel juba see New York City's tõmmatakse USA lippe maha, et see pidi tähendama niisugune anti siis moslemi asja. Nii et mida nad tahavad? Kas tahavad kaost ja sõda või on nii nagu osades meemides on kirjas, kus kanad toetavad siis KFC-d ehk siis seda kiirsöögi kohta, mis siis neid samu kanu nüüd praeb ja välja annab inimestele. Nii et need asjad on niisugused väga, väga imelikud ja need, ütleme, globalistide, liberaalide, nüüd nad on ärganud ja nüüd nad hakkavad uuesti siis tagasi pushima seda enda agendat, seda globalistlikku agendat ja eks New York City's tahetaksegi teha uus London. Sest vaata, mis Londonis toimub, see on hullem kui Kabul või mingi muu koht. Et võib-olla ainult hullem on Brüssel sellest, aga midagi rõõmustavat ei ole see New York City'ga ja on teada, et inimesed tahavad sealt ära minna ja praegu kinnisvarahinnad New York City ümbruses tõusevad, aga New York City sees siis nad ka langevad, sest lubati ju, et hakatakse siis riiklikku kauplusi tegema, söögikauplusi tegema. Lubati, et üürid enam ei tõuse, et linn paneb kinni, et sa ei saa üüri enam tõsta inimestel. Ja kõik selliseid absurde ja ütleme vabale riigile mittekohaseid asju tahetakse anda. Et see on esimeseks kõik. See on nüüd, jah, selles on oma loogika ja selles on oma jubedus. Kui keegi rahastab, ütleme niimoodi, 2 poolt ja ajab neid tülli, siis läheb ta kakluse ajaks ise eemale, et need pooled teineteist nõrgestaksid ja siis on juba, et money talks ja kuna raha on nende käes, siis pannakse ka asjale käpp peale. Kummalised juhtumid või kummaline olukord on ka Euroopas, sest siin peale Ungari on mitmed riigid niimoodi oma seisukohtadega küllaltki kõikuvad ja küsimus on milles? Küsimus ei ole tülis ja sõjas. Siin on küsimus rahas ja kaubanduses. Et piiriäärsed riigid saaksid vahendada midagi ja teenida selle pealt, sest hetkeseisuga me võime ju rääkida mida tahes. Siin on visatud välja küsimus, et kas meil on vaja kodanikupalka, isegi brittide poole pealt või kuskilt seal, ma ei mäleta, kas tal oli aktsent või ei olnud, aga ta rääkis toredasti, kuidas oleks vaja, ma ei mäleta, kui suurele rahva hulgale, kellel on 2 või enam last anda igaühele, et saavad, see oli Poola, et saavad 1000 eurot
rohkem kätte, koguni 6, nagu ma aru sain, või midagi taolist. Aga kui me vaatame seda teise pilguga, vaatame niimoodi, et aga paneme selle summa meie ametnikele palgalisana juurde, mitte kodaniku palgaks. Ja mõelge nüüd ise välja, milline maks tuleks veel kehtestada, et selleks raha leida. Ja kas te suhtuksite siis asjasse täpselt nagu kodaniku palka? Aga muidugi ega siin ka ei või teada, sest meil 1, 2, 3 inimest võivad käima panna võimsa rahva liikumise siin näiteks mingisuguste puurikanade aktsiooni jaoks on ikka veel juba 2 kuud 19 häält puudu. No andke need kuradi hääled ära, las nad rahunevad vähemalt Facebookis maha. Ei, ma usun, et see ikka 19 häält puudu, no andke keegi see hääl. No mis need hääled teevad? Võtad need hääled, lähed a la isand, lase perel elada ja annad selle petitsiooni ehk palvekirja üle. Nad tunnevad, need, kes selle vastu võtavad, ahaa, kardavad, austavad. No andke oma palvekiri siia. Me paneme selle arutluste järjekorda ja midagi ei muutu, sest tahad või ei taha, siinkandis rahvas hiljuti tegi oma valiku ära. Vot seda on vaja valida. Mina annan oma hääle vot sellele, sest mina tahan olla võitjate poolel. Ja siin ma võiksin öelda pikemalt vahele, ja sa ei saa aru, et sa ise põhjustad nende võidu sellega, et sa tahad olla oma aju pehmenemisega tükis võitjate poolel. Aga Maik, sul oli ka mingisugune suurem õiendamine, jälgisin natukene, aga ei taha nüüd päris otse ka sõrme sisse torgata. Valimistega ja ettekannete tootmistega ma pean silmas valimisi Eesti või hääletamist valitute poolt. Ja, selles mõttes on huvitav, et kui niisugused poliitikud, tegevpoliitikud, kui neil abi vaja on, siis nad leiavad mind kiiresti ülesse ja paluvad mul ühte või teist või kolmandat teha. Aga siis, kui tuleb aeg, kui endal natukene abi vaja on, eriti näiteks selle raporti koostamisega, mis läheb siis nüüd Budapestis esitlusele nüüd järgmise nädala lõpus. Need, kes lubasid kindlasti koostööd teha, hüppasid alt ära. Vastused oli umbes sellised, et vaata ise netist, Facebookis on kõik kirjas või siis saadeti mingisugune kuvatõmmis kellegi ütlemise poolt. See ei ole koostöö. Nii et kahjuks jah, me siin paljud hüppasid alt ära, aga me ikkagi leidsime inimesi, kes olid nagu nõus aitama. Siin on erinevatest siis parteidest ja valimisliitudest, et eks me need nimed avalikustame pärast poole, kes aitasid ära teha ja eks siis tuli suurem osa ise ära teha, et selles mõttes on nagu kahju, et kui ma rääkisin juba ennem, et USA oli valmis saatma ka siia oma valimisvaatlejad, siis mitte üks partei ei tundnud mingisugust huvi või rõõmu selle üle, et saaks kella külge see jama, mis Eestis toimub. Ja mida päevad edasi, seda rohkem ma arvan seda, et mitte üks partei ei taha Eestis, mitte üks ei taha, et mitte midagi muutuks. Tehakse ainult palagaani, tehakse võib-olla mõned suured sõnad ja ongi kõik. Kui näiteks Poolas, kui ma käisin presidendi valimistel, olid seal
kõik konservatiivsed parteid väga huvitatud sellest, andsid infot igast otsast, tehti seal juriidilisi hinnanguid ja saime ilusa suure siis raporti kokku pandud siis Eestis kahjuks, see ei tule nii mahukas ja nii põhjalik, aga kindlasti me anname selle üle ka siis Trumpi administratsioonile ja ka Roman Pipkole, et ta teaks, mis täpselt seal Eestis toimub. Ja nüüd, valimistest endast mulle siin visati ette, et näed, sa, Raive, said ainult 8 häält ja kindlasti said 7, sest et sa hääletasid kindlasti enda poolt. Ei, ma ei hääletanud enda poolt. Ma olin nimekirjas kõige viimane inimene ja ma kulutasin alla $100 selle ees kampaaniale Eestisse. Mul ei olnud aega minna. Kui ma oleks muidugi pakutud linnapea kohta, ma oleks mõtelnud, aga niisama sinna aega raiskama pole mõtet tulla. Nii et selle koha pealt, et ei, ma ei hääletanud ise enda poolt ja ma tänan kõiki neid 7 inimest, kes minule siis hääle andsid. Need valimised on läinud täieliku absurdi. Need viimasel korral, see kõik oli nii vale ja jura, ükstas kõik missuguste seaduste järgi. Aga kuna meie kohtud on, nagu nad on, nad isegi ei võta seda arutusele. Valimisteenistus ütleb, võtame teadmiseks. See kõik näitab ühte, et ega nad ei tahagi mitte midagi paremaks teha ja need tegevpoliitikud ei tahagi mitte midagi ette võtta, et see asi nüüd saaks ühele poole, et sellest ei ole kasu, kui sa Riigikogu puldis sellest räägid. See asi peab tulema ikkagi päris tugevalt. Näiteks siin üks poliitik, kellelt ma abi palusin, ütles mulle seda, et see on Eesti siseasi, et ärge torkige ja ärge andke seda asja nüüd välisilmale teada, mis siin Eestis toimub. See oli nii nimetatud konservatiivne poliitik, keda ma arvasin ja eeldasin, et tema on kõige pädevam selle asjaga tegelema. Sellest ma ei saa aru, kuidas siis nagu ei ole mõtet välismaale anda neid asju, kui siin Eestis hakkama ei saa. Tuletame meelde, et Eesti siis Riigikogu võtab siis, kes võitjad teevad omal siis valitsuse, seesama valitsus määrab presidendi, president määrab kohtunikud. Nii et see ongi ring, kust ei saagi nagu midagi läbi ja siit Eestist midagi muuta on suhteliselt raske. Ja kui vaatame siin kas või paberhääletust, et kui me praegu oleme internetihääletusest palju rääkinud, siis ega see paberhääletus väga palju parem pole. Et näiteks nii palju, kui mina aru saan, siis nad ei ole nummerdatudki, need sedelid. Ja nende aususes võib ka täitsa niimoodi kahelda. Aga kui võtta seda, et 50% Eesti häältest tuleb siis interneti häälte pealt, siis ma arvan, et isegi siin ei ole mõtet nagu raha raisata mingi kampaania peale. Siin ei ole mõtet isegi kedagi valida ennem, kui siin midagi paremaks läheb, sest et see on enese petmine. Ja niisama nalja võib teha, aga reaalselt see ei muuda mitte midagi. Et siin oleks vaja ikkagi täielikku ümberstruktureerimist. See sama süsteem on otsast lõpuni, kui sa vaatad valimissüsteemi, üldse need nimekirjad, kõik need asjad, kõik on nii mäda, et tuleks hakata otsast peale. Nii et nagu Vambola Kolbakov pakkus välja, et tuleks teha Eesti maapäev ja hakata otsast pihta. Et niikuinii, kui 1/4 Eesti eelarvest on laenuraha, kujuta ette, kui sinu perekonna eelarves 1/4 oleks ainult laenuraha ja mida sa võid iga aasta juurde võtma, sa oled pankrotis. See tähendab seda, et Eesti ongi pankrotis juba praegult. Aga lihtsalt see käib natukene edasi, kuni inimesed aru saavad, et kui paat lekib, siis ükstas kõik, kus otsas oled, see vesi jõuab lõpuks ka sinuni. Lihtsalt läheb natukene rohkem aega ja kui arvad, et sa oled võitjate poole peal, siis üks hetk oled sa põhjas koos nendega. Ja natukene siin tahtsin meil seda ütelda, et nende samade nüüd, kui sa rääksid kodanikupalkade kohta, siis tegelikult see kodanikupalk on juba ammu olemas. Näiteks Eestis ju saavad need pagulased 800 euri per kärss mitte millegi tegemise eest. Mis asi see on? See ongi ju otseselt kodanikupalk. Või näiteks kui ma elasin Inglismaal, siis mulle tuli üllatusena, mul naabri maja oli igavesti suur maja, võimas maja,
noh, maksis, ma ei kujuta ette, kui palju. Ja kui ma naabritega ükskord rääkisin, siis nad ütlesid, ei, et ega meie ei maksa selle eest. Et meil riik maksab. Ja jutu käigus tuli välja, et tema elu sees pole tööl käinud. Tal on küll seal 4 last. Igale lapsele on ette nähtud Inglismaal siis, et tal on oma tuba. Kõik makstakse kinni, pluss antakse siis veel päris korralikult. Kui sa tööl ei lähe, saad põhimõtteliselt toetust, mis on suurem kui miinimumpalk. Ja kui sa üüri ka midagi ei maksa, see tegelikkuses ongi juba kodanikupalk. Ja seda on juba generatsioonide vältel olnud Inglismaal. Nii et see kodanikupalk ei ole mitte midagi uut. See on lihtsalt see, et need muidusööjaid ja ma arvan, võib-olla isegi riike pankrotti lasta. Sest et neil on vaja ju kõikvõimalikke teenuseid, terviseteenuseid. Kui nad makse midagi ei maksa, no sealt ei saagi mitte midagi tulla välja. Ega siis Eestis nende pagulastega pole parem. Ja veel üks asi, mis mainimata Eestis on. Kui sa ütled, et Eestis meediasse ei jõua asjad, siis ju Erasmus on selline nüüd ühendus, mis siis elab Euroopa Liidu rahade pealt. Nüüd nad tegid muutuse, et nad 42 miljardit eurot annavad Erasmusele, siis Euroopa Liidu komisjon annab neile, et sisse tuua tudengeid Aafrikast ja Lähis-Idast. See tähendab seda, et neid tuuakse sisse kvoodiväliselt. Need ei lähe ametlikult siis kohe alguses, ütleme nende kvootide alla, millega võib siis neid põgenikke vastu võtta, vaid see käib hoopis nurga tagant, tuuakse sulle nad sisse, need targad üliõpilased, kes hakkavad siis majandust edasi viima. Ja eks mingi hetk nad siis hakkavad saama toetusrahasid, ju antakse mingi spetsiaalsed veel stipendiumid ja nii see asi läheb ja vahetatakse rahvas välja. Kui vaata Euroopat, Lääne-Euroopat, siis ongi juba see rahva väljavahetamine juba toimunud. Et sama asi tuleb ka Eestiga. Eestis lihtsalt ollakse veel vaesed ja kehva kliima, aga küll nad ka sinna jõuavad. Et selles mõttes jällegi see kodanikupalk on minu meelest rohkem mõeldud nendele niinimetatud põgenikele, nendele, kes tulevad siia lihtsalt ainult tarbima seda siis heaolu ja sellega seoses siis ega riigid, maksumaksjad ju, kus see raha läheb? Kus see raha tuleb? Nende palkade pealt, need, kes tööl käivad reaalselt. Isegi mitte riigiteenistuste käest, et see käib lihtsalt, nad ei loo mitte midagi, see käib lihtsalt ringi. Nii et ütleme see, kui vaadata Saksamaad ja Prantsusmaad ja Soomet ja Rootsit, ega seal pikkapidu polegi. Et kohalikel ei jätku raha, ega Eestis on samamoodi kohalike jätku raha, aga kõigile muule jätkub raha. Võtame need pagulased, LGBT, kõik muud asjad, sinna läheb veel meeletud summad. Kui kohalikul midagi vaja on, siis sinna ei tule kuidagi öeldakse, et ei ole ja ei saa mitte midagi. Nii et jällegi üks tõsine küsimus on see, kust tulevad suured rahad. Kui ma vaatan siin näiteks, suured rahad on teenitud ikkagi sõdadega. Nii ka Ukraina sõda, kõiki teistega on saadud väga paljud inimesed rikkaks. See epideemiaga nii nimetatud selle COVID-iga said ikkagi väga paljud inimesed väga rikkaks. Kus see raha tuli? Riikidel ju raha pole. Nii et maksumaksja taskust võeti veel laenu, et see maksumaksja veel maksab seda veel mitukümmend aastat tagant järgi. Ja keegi saab väga rikkaks. Ja see ei ole mitte maksumaksja. Maksumaksja on see loll ori, kes peab kõik kinni maksma. Nii et tume on see tulevik. Ega ma ei taha siin praegu rääkida nii-öelda koloniseerimisest ja muust taolisest, samas kui siia tuleb suur hulk inimesi, et nad saaksid targaks ja oma riikides siis hakkaksid elama umbes nagu meie või siis tekib küsimus, vaata vanal hallil ajal missionärid läksid üle mere või läksid jalgsi Euroopast Hiinasse selleks, et jagada oma õpetust. Nüüd, nii võttes missionäridel on ropp raha taga ja toome selle riigitäie siia.
las nad möllavad siin ja kui nad ära minna ei viitsi, no tont nendega, me teeme ruumi või no ma ei saa põhimõttest aru, aga noh, nii-öelda missioonitööga, hariduse, teadmiste jagamisega ei ole siin suurt pistmist küll. Muidugi võiks torgata sõrme sisse ka meie parteide ühtlasesse monoliitsesse halli massi ja küsida, kui su sõrm on seal sees, mille järgi sa tuvastad, et ossa, need on konservatiivid, ahaa, need on liberaalid. Ei tuvasta ju. Valimiste puhul niisamuti. Küsimus ei ole mitte seadustes, küsimus on. Ma nüüd ei tea, kas nooremad inimesed ongi seda sõna kuulnud, aga see on südametunnistus, mitte maailmavaade, mille eest makstakse. Südametunnistus, vaat see on niisugune imelik elukas, et seda oleks ka vaja. Ja veel üks pauk, näed, siin on elektroonilised hääled, siin on need paberhääled. Sina tuhnid siin kuskil IT-tehnilistes imepeentes nüanssides. Teine vaatab siin paberikuhja ja mõtleb, noh, nii palju kui ta mõtleb, et kas siin on kõik korras, aga piisab sellest, kui sildid ära vahetada ja kui vahele jääd, siis öelda, et oi kurat, trükikotta läks vale materjal, sekretär tegi näpuka ja kõik. Ja jälle nüüd me taandume nii suure rahva hulga siia õppima toomise, sellesama meie hääletussüsteemi, meie pahempidi missioonitöö juures, ikka sellesama atavistliku värdja peale, ma pean silmas südametunnistus, mis on seotud muide ka koduse kasvatusega. Ja, no, mäletan seda aastat tagasi, olin Tartus ja seal olid niisugused mustad tegelased ja kohalike käest küsisin, et mis te arvate neist. Ei, need on tublid üliõpilased ja võib-olla tõesti on tublid üliõpilased. Aga kui ma pärast poole vaatasin, siis need samad üliõpilased seal väntasid niisuguse porise lumega segatud niisuguses, kuidas ilusaid sõnu ütelda, pasas ja vedasid seal mingisuguseid toidukotte laiali. Et kas ta oli Bolt või Volt või midagi taolist oli ta seal kirjas veel peal. No, ma ei näe, et Eesti rahval oleks vaja siis midagi neid sisse vedada. Ja kui mäletame nõukaajal, oli ju tegelikult sama asi paljudes riikides, näiteks Valgevenes ja ka Lätis ja Eestis ja praktiliselt kõikides riikides veeti ju siis Venemaa inimesi, erinevaid rahvusid veeti sisse ja mõte oli just see, et need rahvad seguneksid. Eesti õnn oli see, et meie keel on nii keeruline, et külas võis olla sul 2 poolt, kus on ühed olid venelased, kes ei rääkinud sõnagi eesti keelt ja väga vastupidi. Näiteks seal Musta kandis oli seal ka väga ilusasti näha, kuidas üks küla hakkas ja teine lõppes ja siis oli järgmisena oli tänav oli vahel ja siis tuli Eesti küla, kus olid nende eestlased ja vastupidi. No see selleks, seal on ka muidugi vanausulisi, nemad räägivad eesti keelt väga hästi, et nendel müts maha. Aga see mõte on juba ammusest aegadest, see rahvaste segunemine. Seda tegi Aleksander omal ajal, kui ta seal vallutusretki tegi. Seda on kõik teised ottomanid teinud. Seda on Džingis Khan teinud, oma vere segamist ja asju. Ja eks see midagi pole uut siin päikse all ja samamoodi tahetaksegi seda rahvast välja vahetada, kui
Eestis on ju öeldud lausa minu meelest haridusministri poolt, et Eesti peab olema kodanikeriik, mitte rahvusriik. Nii et siit tulebki välja see, et on niisugune hall mass, kes ei saa mitte millestki aru. Ja neid on siis ju palju lihtsam ohjata, kui seda neetud rahvuslikkust. Et sama protsess käib ju ka Rootsis ja Soomes ja igal pool mujal. Kuigi õnneks on Poola ja Ungari ja Sloveenia ja nemad on suutnud jala maha panna, ütleme endised siis sotsialismi riigid ja ka Ida-Saksamaa näiteks konservatiivne liikumine on just sealt Ida-Saksamaa poolt tulnud. Lääne-Saksamaa pool on nad niisugused pehmekesed ja ikka veel usuvad, ma ei tea millesse, kuigi Saksamaa linnad on ka ju täiesti üle võetud igasuguste, jällegi ma üritan leida ilusaid sõnu, aga niisuguse moslemite, toslemite poolt, et nende arusaam on hoopis teistmoodi ja nende usus on ka muidugi see, nad tulevad sellistest riikidest, mis on meist arengus, ütleme 200 aastat taga. Nad usuvad seda, et nende sama Sharia, ütleme kohtud ja asjad ja see usk on üle võrreldes sellega, mis on kohalikud seadused. Et see on kardinaalselt teistsugune mõtlemine ja muidugi nad sünnitavad nii palju rahvast juurde, et sellest ongi Saksamaal on minu meelest Mohammed on kõige populaarsem poisslapse nimi. Aga see on ka tulemas Eestisse, nii et Eestis on niigi niimoodi, et arvatavasti praegused andmed on väga segased üldse, sellepärast, et eestlasena võid sa määrata ükstaskõik kes, sa võid tulla sealt samast Mosambiigist ja panna enda passi, et sa ei taha enam mosambiiklane olla, või tahad eestlane olla ja ongi kõik, sa ei pea mitte midagi tõestama. Nii et sa võid olla musta värvi täielik etniline eestlane passi järgi. Nii et ja statistika ei näita seda. Ja nii ongi nii, et arvatakse, et Tallinnas on juba eestlasi vähem, on vähemuses. Terves Eestis on niimoodi umbes 50-50%. Et kahjuks need asjad lähevad kiiremini ja ega seda ongi ainult allapoole. Kui midagi välja ei mõelda, siis ongi seal Erasmuse ja igasuguste muude kokkulepetega siis tuuakse rahvast juurde. Et kui ma rääkisin siin Facebookis, panin üles teate, kus Poola ja Ungari ja teised riigid keeldusid siis alla kirjutamast uuele rändelepingule, siis tuli Delfi faktikontroll, kes ütles, et siukest asja ei ole üldse olemaski. Aga mille nad siis keeldusid alla kirjutamast? Ja seda lausa presidentide tasemel. Nii et siit näed selliste Eesti meediat, seda kõverpeeglit, mis toimub. Ja nii kahju, kui see ei ole, siis paljud usuvad seda. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik on, et ütleme niisugused targemad inimesed, nad ikka lähevad ja vaatavad neid neetud Delfi uudiseid. Nad ikka lähevad, vaatavad CNN-i ja siis saadavad mulle kuulet, et aga mis teil seal toimub, et teil ükski lennuk ei lenda. Kui ajuvabad ja rumalad inimesed olete, et usute seda propagandat. Ja Eestis ongi ainult propaganda, et ma tõmbaksin paralleeli nüüd 1930. aastaga, mis Eestis toimus, seal läks aina edasi see, et sõnavabadus kadus ära. Konservatiivid, kes olid päris konservatiivid, neid vaigistati kuidas võimalik ja hoiti seda siis nagu diktatuuri. Praegusel hetkel ma tõmbaksin paralleelid ja me oleme täpselt sama kaugel. Mis siit edasi tuleb, seda ma ei tea. Meie aladel on see, et me vaatame, paljud meist vaatavad aina Brüsseli poole ja ei pane tähele, et seal nende sümboolikas või regaalide hulgas on ka hiigelpilt Paabeli tornist, mis oli ka üks untsu läinud katse kõik rahvad ühte sulatada, aga vanajumala viha peksis rahvad laiali ja tegi nii, et nad ei tuleks enam karjas kokku ja ei tahaks oma ülbuses ehitada hiigeltorni, mis on muidugi väga hea ja õige tegu, sest eks võib ju õppida teise rahva keelt ja nii edasi ja nii tagasi, kui seda on vaja. Samas see, mis toimub praegu eesti keelega. Isegi Andres Raid loeb siin meile ette,
ette tegelikult tulemust, pinnavahtu ja ei pane tähele, et toimub umbes sama kui inglisekeelses kirjanduses. Ma pean silmas James Joyce'i Ulyssest, mille kohta haritud ja intelligentsed inimesed on öelnud, et sellega pandi alus inglise keele hävitamisele. Samas Dylan Thomas, temalt on eesti keeles, ma ei tea, kas Joyce on ilmunud või ei ole, aga Dylan Thomaselt on kindlasti paar asja ilmunud eesti keeles, kas või Loomingu raamatukogu Piimmetsa vilus. Dylan Thomas oli selline huvitav inimene, et tema lemmikkirjandus oli leksikoni, kus ta otsis uusi sõnu, mitte ei konstrueerinud uusi väärtsõnu ise või ei andnud traditsioonilistele sõnadele niisugust kasutust, et ma ei tea, mis kohast ma peaksin endal kinni võtma, et see mõjuks ja natuke niimoodi üles ärritaks. Täna lugesin, vaadake eesti keelde on tulnud prantsuse keeles sõna puänt, mitte puänt, nii nagu üritatakse seda väga peenelt hääldada. Kurat võtku, õppige sõnad selgeks, tehke kindlaks nende tähendus ja siis kasutage alguses ettevaatlikult, hiljem juba julgemalt. Kui meil on siin jutt sellest, et Eesti peab olema kodanike riik, vaata, ma olen sellega 100% nõus, aga need kodanikud olgu ka kodanikud, mitte kodakondsed pelgalt. Raigo Sõlg on selles kirjutanud väga ilusti ja selgelt oma hundiraamatus. Vabandust, temal oli ahvi raamat, ahvist kodanikuks või vastupidi. Seal on väga palju asju lahti võetud ja kui siin hiljuti üks noor inimene ahastas, et aga nii ju ei saa teha, see on põhiseaduse, ma ei mäletagi, mis sõna ta kasutas, aga midagi põhiseadusele põmm. Siis ma saatsin talle ahviraamat ahvist kodanikuks ja hundiraamat, need on mõlemad kättesaadavad elektroonilisel kujul Rahva Raadio Seltsi sektoris Nõmme raadiokodu leheküljel. Ma saatsin talle ahviraamatust ühe killu, kuidas kirjutati, parafeeriti õigemini Ojuland ja Rüütel, Kreekas vist, liitumine Euroopa Liiduga ja pärast siis nähti hirmsat vaeva, et muuta ära põhiseadus, teha vajaminev rahvahääletus ja nii edasi. See on väiksemas mõõdus, aga analoogne jama oli ju Tiit Madissoni vangist väljalaskmisega, kui kõik hääletati poolt, meie oleme head ja meie oleme mõistvad ja siis ma ei tea, kes see häälitses, et te kuradi turakad ei tunne ju seadust. Teda ei saa niimoodi välja lasta. Sellest on Tiit Madisson, ka tema jutud on Meediapangas saadaval, ise rääkinud. Nii et nüüd tekibki küsimus, vaata, sa oled seal kaugel, see südametunnistus, kodaniku mõiste, eesti keel ja selle kasutamine, me võime õppida suvalist keelt, aga seda tingimusel, et me valdame eesti keelt.
kui te kullakesed teaksite, kui kuradi raske on nendel inimestel, kelle sõnavara on väikene, tõlkida võõrkeelest midagi eesti keelde, sest selle võõrkeelse suure sõnavaraga teose laused tuleb ju vägistada väikese sõnavara sisse, kuigi meil eesti keeles on sõnu. No on sõnu, teinekord tuleb endalegi ette midagi, mis ei ole võõrsõna, aga mille tähendust ei tea. Mait, oli segane jutt mult praegu, aga ma kinni kuskilt niidi otsast. No, siin hakkame tagantpoolt pihta, et selle tõlkimise koha pealt, et räägime, et AI tuleb ja võtab kõik asjad üle. No kui sa nii loll oled, tuleb ta kindlasti ja võtab üle, sest tal on ka natuke südametunnistust. Ja ma olen kasutanud seda tõlkimise jaoks, et osa tõlkimised on enam-vähem okei, aga see sõnakasutus ja asjad on aru saada, tuleb ümber käia. Aga nüüd, kui sa mina olen teinud, ütleme, pikemaid jutte, ütleme nii 10-lehelisi jutte ja lasknud tõlkida, siis imelikul kombel see jutt läheb jumalast võssa. Täiesti võssa hoopis teisel teemal. Et kui ta nii paganava tark on, et miks see nii on? Kuhu see läheb ja paneb hoopis teisi mõtteid juurde, mis pole üldse minu mõtteidki tõlkimisel olnud ja no aga ta on sinu koolitaja võib-olla, et sa teaksid, kuidas tegelikult tuleb selle koha pealt edasi rääkida. Ja, selles mõttes, et väga, ütleme, skeptiline olen mina AI koha pealt, et mõned asjad on head, näiteks kui on, ütleme, just kooliõpikul, kui mul on vaja läbi lugeda ühe päevaga seal, ütleme, tehnilist keelt, ütleme, 50 lehekülge, siis ma olen lasknud AI-l teha, ütleme niimoodi 2-3 lehelise kokkuvõtte põhiasjadest, siis seda ta teeb täiesti aktsepteeritavalt ja sa saad aru, mis seal oli kirjas ja sa ei lähe koolitundi päris nagu rumalana. Et muidugi see ei asenda siis lugemist, aga ütleme, nii palju on sellest asjast kasu olnud. Aga näiteks üks suur probleem, mis minul on nagu tulnud Eestiga, on see, et lihtsustatud eesti keel, mida on hakatud nagu siis, nagu ma aru saan, õpetama Eestis ja mis just, ütleme, mis kinnitab, et õpetaja ise ei valda seda lihtsustamata eesti keelt. Ja, et see on minu meelest on suur probleem ja andke inimesed andeks, aga näiteks ma ei pea õigeks seda, et venekeelseid koole sunnitakse tegema eestikeelseteks, sest et võtame seda, mina olen käinud Eesti koolis ja kui praegu käin ma Ameerikas käin siis kolledžis, siis see õpe on loomulikult inglise keeles ja seal ei anta mitte mingisugust allahindlust selles mõttes. Aga küsimus on see, kas minu haridus Eestist, mis ma sain eestikeelsena, on kehvem kui see, mis on teistes riikides. Absoluutselt ei ole tähtis, mis keeles sa selle hariduse saad. Tähtis on see, kuidas sa suudad seda mõtestada, kuidas sa suudad seda endale haarata. On muidugi vene koolid Eestis, kui inimene lõpetab seal, ta peaks rääkima ikkagi puhtalt eesti keelt ja aru saama ka täiesti normaalselt, et minna näiteks Eesti ülikooli. Aga minu põhimõte on see, et haridus nagu see sunnituna, kui sa paned vene kooli sundiga eestikeelseks, sest ma ei usu, et see midagi head tuleb. Siin Ameerikas on ju igasugustes erinevates keeltes koole, et tahad mine, siin on nii hispaania keelseid, siin on hereebia keelseid, siin on igasuguseid muid keeli, millega võid saata oma lapse kooli. Aga loomulikult lõpuks peab ikkagi see tase olema sarnane ja tihti on see ikka niimoodi, et sa pead natukene juurde maksma selle eest. Aga põhimõtteliselt mina leian, et ei ole vahet, mis keeles sa hariduse saad. Tähtis on see, mis sa selle haridusega peale hakkad ja muidugi veel teine asi on üldse, mis teemast natuke välja on see, et sa saad tarkused, aga mitte oskused. Et kui nõukaajal meid sunditi siis põllu peal käima kive korjamas, sunniti meid siis kartulit korjama, meile tööõpetuse tunnid, et oskasid seal naelaseina lüüa, oskasid, ütleme, erinevaid tööriistu kasutada.
siis tänapäeva õppes ma ei näe seda. Ja siis ongi niimoodi, et tulevad 20-aastased, tahavad tööd saada, aga neil ei ole isegi mitte kõige õrnemat oskust mitte ühtegi tööd teha. Sest et ainuke asi, mida nad on teinud, on olnud siis TikTokis või kuskil mujal sotsiaalmeedias ja puudub selline töö tahtmine. Rääkides nüüd tarkadest sõnadest, minu põhimõte on alati olnud see, et vältige tarku sõnu. Et proovige rääkida inimestele ikkagi lihtsate sõnadega. Sest igat asja on võimalik keeruliseks ajada, eriti juriidilised tekstid, neile meeldib nii hirmsalt keeruliseks asja ajada, mingi lihtne asi, mida on mõttetu. Kui te vaatate näiteks USA põhiseadust, siis on väga lihtsas keeles kirjutatud. Seal ei ole mitte midagi superkeerulist. See on nagu juturaamat, niisugune hea lihtne lugeda. Aga kui vaadata nüüd näiteks siin Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, sa läheb segadusse, milles on, et miks keegi mingisuguseid arvamusi seal kirjutab, mis seal üldse toimub, see on täiesti jama ja kui vaadata nüüd, et Eesti põhiseadust, minu meelest Eesti põhiseadust ei järgi ju mitte miskit enam. Keegi, see on naljanumber järgi jäänud. Sealt seda ei kasutata mitte kuskil ja võetakse vastu ainult siis mingisuguseid Euroopa Liidu seadusi. Ja me isegi ei tea ju täpselt, mis need seadused on, kuidas need tõlgitud on, et on jällegi räägitud, et see tõlgitud on AI-ga. Jumal teab ja me võtame vastu. Nii et siit tekib küsimus, et kes siis Eestit üldse valitseb, et see aina segasemaks läheb. Eriti kui jätad meelde seda, et kui loodi kapo, siis rohkem kui pooled töötajad olid ju KGB taustaga. Kus teises riigis selline asi toimunud on? Ja see on täiesti ametlik info, seda võib vaadata ja ma usun, et seal ei ole mitte midagi muutunud. Nii et kes on siis see boss Eestis, kes seda valitseb? Ja mis sina arvad? Siin on see asi, näiteks kapo puhul, et sellest ei piisa, kui ütleme kapolaatsesse organisatsiooni võtta tööle ainult ustavad nii-öelda, selles kodanik Tsäbovõitra mõttes. Sest nad ei tea organisatsioonist, nad ei tea ülesehitusest midagi. Ma tean ühte, nüüd on õnneks või kahjuks, aga surnud, kes ütles, et mina ei ole põhiseadust lugenud, ma ei loe ka seda sitta. Mina olen Eesti mees ja ajan Eesti asja. Vabandust, on ikka hull küll. See ustavad on ka üks hulk inimesi, kelle eest tuleb kohati end kaitsta. Siin me oleme praegu väga jälle selle koha lähedal, kus ma rääkisin sõrme pistmisest meie parteide halli massi, mille järgi sa määrad, et see nurk on siin konservatiiv, teine on liberaal ja kolmas on võib-olla, ma ei tea, jesuiit või... Ja ei ole midagi halba selles, kui ma ütlesin jesuiit, ma ei halvustanud mitte kedagi. Keele küsimus. Vaata, kui eestlane, ma võtan suhteliselt paljude jaoks hõreda temaatika, kui eestlane õpib piiblit ja tal on peas kõikide pühakute nimed ja kui venelane õpib piiblit oma keeles ja tal on peas kõikide pühakute nimed, kas nad saavad omavahel jutu peale, sest nendes keeltes on ju nimed erinevad. Ma võtan praegu piiblivälise nähtuse, näiteks kas sina tuled selle peale, kes oli omal ajal Aivengo? Isegi kui sa tead, et ta oli vapper rüütel. Ma tõlgin praegu vene keelest eesti keelde väga puiselt seda raamatu pealkirja, aga tegemist oli vapra rüütliga, kelle nimi oli Ivanhoe. Ja vaat siin on ka, me ei tea, mis juhtub,
Mendelejevi tabeliga, praegu vist enam ei ole niivõrd Mendelejevi, kuivõrd mingi teine tabel, mis juhtub elementide nimedega. Me ei tea, mis toimub meie kirjandusega, kus sellesama Aivengo või piibli näitel võib öelda, et ei saa kohe mitte aru, kes need oli, muide suur osa meie planeedi ajaloost on ka ilmselt selle nahka läinud, et lihtsalt nimed muutusid ja siis eri piirkondades pandi, sellest ei taha mitte rääkidagi. Vaat siin on meil tegelikult suur hulk takistusi. Lõpetab ära venelane venekeelse kooli kuldmedaliga ja tahab minna ülikooli. No ütleme kirjanduse eksam ja no mitte möhkagi ei saa aru, ta võib-olla on neid lugenud kõiki. Noh, kui ta just eesti keeles ei ole lugenud, kui ta on lugenud neid teoseid vene keeles, mis juhtub keemia eksamiga, õudne. Ja vastupidi, eestlane läheb, ma ei tea, kuhu ta läheb, kus on asjadel nendekeelsed nimetused, jälle pumpsus. Seega hakka või piiluma Esperanto poole, kuigi ma ei tea, kas Esperanto tegeles ka elementide perioodilisuse tabeli elementide nimedega. Mina võin enda seisukohalt ütelda seda, et ma keemiaga nii täpselt ei tea, aga näiteks matemaatikas, füüsikas ma ei ole küll näinud mingisugust probleemi arusaamisega, võib-olla mõni tähendus, mida tuli pärast mulle nagu tõlkida, aga põhimõtteliselt on väga sarnane ja kirjanduses, kui inimene läheb kirjandust õppima, siis loomulikult peab ta olema sel tasemel, et ta sinna sisse saab. Et niisama sinna minna sellepärast, et ütleme näiteks siin nagu Ameerikas on, et on mingi kvoot on, et sa oled mustanahaline, siis sa saad, ütleme, miinimumhinnetega sisse oled sa siis Aasiast või ütleme valgenahaline, siis sinul on hoopis teised reeglid. Et ma loodan, et sinnamaani see asi ei lähe ja ikkagi... No siin on muidugi eriti hull variant, kui ülikool peab komplekteerima vaat selleks kuupäevaks täiskoosseisu, aga 2 tükki, olgu nad siis valged või mustad, on puudu. Mine või Lassoga tänavale püüdma. No ma räägin natuke teemast mööda, aga põhimõtteliselt siin samas meie Montgomery County's on nüüd probleem, et ei ole piisavalt politseinikke. Nii, miks ei ole? On see, et siin on tehtud siis umbes 5 aastat tagasi on vastu võetud siis seadus, et pooled politseinikud peavad olema naised ja pooled peavad olema mustad. Musti siis, et samamoodi naised ja siis mustad, neil on tehtud niimoodi, et nemad saavad läbi 20% väiksemate punktidega kui valge mees. Ja siis on ka ütleme need samad need füüsilised nüüd katsed asjad on neile teistsugused kui valgetele meestele. Ja siis ongi aga probleem on selles, et mustad ei taha tulla politseinikuks. Naised põlevad väga kiiresti läbi keskmiselt 2 aastaga. Ja mida kohalik meedia väidab, on see, et nad põlevad läbi sellepärast, et meil on valged meespolitseinikud. Nii et sa näed seda, kui absurdi see kõik asi võib minna. Ja kas tõesti sa tahad, et oleks politseinik, ütleme, must, kes on saanud 20% väiksematega läbi, kes ei tunnegi õigeti seadust. Ja kujuta ette, kui sul kirurg on selline, oled sa seal lamad, hakatakse maski panema, näed, et kirurg on must ja siis sa mõtled, et paganda sai ju 20% väiksemate numbritega läbi oma siis diplomi kätte. Et see on see, mis maailm on tulemas ja ma loodan, et Eestisse ei tule sellist asja. Ja eks seda ole näha. Muidugi, et piibli koha pealt, minu meelest piiblil on kõige tähtsam mitte need nimed ja pühakud, vaid see, mis on see nagu asja mõte ja muidugi see tõlgendamine. Praktiliselt igaüks tõlgendab ise moodi seda, kuidas tema aru saab siis
nendest piibli asjadest. Muidugi osad on sellised, kes käivad lihtsalt kommenteerimas, panevad mingisuguse lause kuskilt piibli nurgast ja siis arvavad, et asi on otsustatud. Aga ma arvan, et see ongi niisugune iga inimese isiklik asi, kuidas ta sellest piiblist aru saab ja kuidas ta seda loeb, et ma ei ole kindel, kui tähtsad need pühakud on. Parem on elada nende põhimõtete järgi, et kui me vaatame jällegi poliitikuid, kes käivad ristkaelas, mida nad teevad? Nad müüvad, nad panevad endale märgi, see on nagu firma märk, et see on nende identiteet, mille järgi nad siis ennast müüvad. Aga südametunnistus? No ma arvan, et seda on väga vähestel. Ja mida aeg edasi, seda rohkem sa näed seda, kui vähe on inimestel empaatiat ja südametunnistust. Sest et kui vaadata neid poliitikuid, kuidas nad käituvad, need niinimetatud kristlastest poliitikud, kuidas nad teisi maha tambivad, täiesti valet ajavad välja, siis see ei saa olla ikkagi Nendel on meeles võib-olla see Vana Testamendi lause, mida nad väänavad enda peale ja Jumal ütles, et mina annan selle rahva sinu kätte, võta vastu tema jaoks ebapopulaarseid otsuseid, nii et ta vingub su käes. Ja nad on rohkem minu meelest nagu sotsiopäädid ja kui ennem oli siin rääkima seda, kes on siis konservatiiv ja kes on liberaal. Me oleme sellest ennem ka rääkinud, et kui teatris antakse sulle skript kätte, et sina oled siis see inimene ja tina oled see teine inimene. Ja täpselt niimoodi ma olengi aru saanud, Eestis see asi käibki ja mida aeg edasi, seda vähem ma saan aru, mis Eestis on vahet konservatiivil ja liberaalil. Et nende käitumistes, nende juttudes on praktiliselt kõik ühed samad jooned. Ja selliseid inimesi, kellel on tugev selgroog, kes aastast aastasse ajavad kindlalt oma asja. Neid on vähe. Võtame Märt Põder, ta ei ole küll poliitikaga, ta on vastuvoolu ujunud juba pikka aega. Siin on teisi veel. Margus, sina oled samamoodi 30 aastat vastuvoolu ujunud. Oleksid sa rääkinud seal LGBT asju, oleks sa võib-olla rikas mees praeguseks hetkeks. Aga see, et sa pole murdunud, on see, et sinu põhimõtted on jäänud ustavaks. Ja selliseid inimesi, kelle põhimõtted Eestis ustavaks ei jäänud ükskõik mis, on ikkagi väga vähe ja selliste inimestega, ütleme, niisugused kosher inimesed ei taha ka suhelda, sellepärast et võib äkki jääb märk külge, et näed, et ta ütles niimoodi, et kas sa tõesti käid läbi temaga. Samamoodi nagu Oleg Besediniga ma ütlen, et nii palju kui mina temaga suhelnud oli ta väga nagu viisakas ja tark inimene, mitte kindlasti loll ja minul ei jäänud ühtegi muljet, et ta oleks olnud mingi kellegi agent, keda oleks vaja kinni võtta. Ma arvan, et ta oli samamoodi isepäine ja isepäiseid inimesi diktatuur ei soosi ja neid üritatakse igatepidi neist lahti saada. Nii et kahju on see. See on muidugi tegelikult võime siia panna punkti ka meie tänasele kokkusaamisele, sest kahju, see on veidi masendav lõpp, aga pole midagi parata. Head inimesed, te nägite, kuulsite Mait Kalamuse arusaamisi sellest, mis meil on siin ja eks ka minu oma võib-olla veidi rohkem kui vajagi, aga katsume jääda iseendaks, katsume teha nii, et meil, kas teda nüüd äratada saab, aga üles otsida saab ju ka südametunnistuse. Saab üritada leida endas suuremeelsust ja kõike muud. Ole tänatud, Mait Kalamus, olge tänatud kõik toetajad, tänu kellele me siin nähtavad, kuuldavad olime ja meie püha sõda läheb edasi. Jah, loomulikult läheb edasi ja jätke siis meelde, et toetage
Nõmme raadiot jätkuvalt, et saaksime edasi neid asju teha, et nii MTÜ Konservatiivne Eesti kui mina isiklikult me oleme toetanud siis selle raadio jätkamist ja ma usun, et iga inimene peaks enda poolt andma siis natukenegi võimalust, et selline kommuuniraadio ilma ühegi mõjutuseta saaks edasi minna, et kas teile need kõik külalised meeldivad või ei meeldi, see on igaühe oma asi, aga kindlasti kui vaadata, mis see nädalakava on, siis keegi kindlasti teile meeldib, nii et soovitan, et see asi ei lõppeks. Tänud! Saade on salvestatud 2025. aastal.